Tere tulemast jälle nii neile, kes on juba ekraani ees, kui ka neile, kes võib-olla ühinevad meiega hiljem. Kas ma pean meelde tuletama, et mul on väga hea meel, et sa siin täna ja praegu oled? Muidugi pean, sest ma tahan teile meelde tuletada, et ka teie tuletaksite meelde neile inimestele, kes teile kas ettevõtluses või elus tähelepanu on pööranud, et tänasel päeval on see tegelikult väga defitsiitne kaup, tähelepanu, ja seda tuleb hinnata. See oli esimene nõuanne. Teine tänane nõuanne, mäletate? Rääkisime sellest, et kevad tuleb. Aga meie tahame sinna kevadesse minna täis energiat, häid ideid ja võimet lükata oma eesmärgid paigalt. Ehk siis ärge unustage vitamiine, ärge unustage liikumist, ärge unustage ise ennast. Mina näiteks olen oma menüüsse lisanud nõgese ja zen-zeni. Otsustage ise, mis sobib teile kõige paremini. Ja ma olen kindel, et ennem kui päris kevad kätte jõuab, siis saame me sellest veel rääkida ja ma olen palunud vähemasti ühel, võib-olla ka 2 korral rääkima meile meie holistilise arengu spetsialistil Mirjamil. Nii et Mirjami laivid on veel ees, Mirjami lindistused kindlasti tulevad varsti, hoidke silm peal ja jääge meiega. Mis meil siis see tänane eesmärk oli või millest me lubasime täna rääkida? Õige, eesmärkidest, nende seadmisest ja nende täitmisest oma ettevõtluse vaatevinklist. Tõstame käed, kes jõudsid oma eluringi täita. Tõstke oma käsi, kirjutades siia alla, kuidas teil läks eluringi täitmine ja mis te sellest õppisite. Ma lubasin, et see eluringi analüüs läheb meil veel edasi ja need, kes saadavad meili või need, kes on ühinenud meililistiga, nendele tulevad need juhendid juba meili peale, aga need, kes tahaksid nüüd otsustavad, et tahaksid selle ideega edasi minna ja arvavad, et selles võib olla üks väikene iva, kirjutage, minge sinna klõpsu peale ja liituge uudiskirjaga või liituge meie lugejatega ja te saate tasuta need nõuanded oma meili. Nii, et siis eluring ja teine asi, millest me eelmisel korral rääkisime, oli see, et me räägime muutumistest. Kui me seame endale mingi eesmärgi, täna olen ma siin, minu eesmärk on jõuda siia, siis on ju arusaadav, et siin vahel toimub tegelikult mingisuguste muutuste protsess. Nõus? Muidugi, mingid asjad peavad muutuma selleks, et tänasest situatsioonist jõuda järgmisse situatsiooni. Ja see järgmine situatsioon peab täitma mingisuguseid ülesandeid meie elus, kuidagimoodi viima meid lähemale sellele, mida te kirjeldasite oma eluringi ideaalses elus. Millises tasakaalus on need erinevad eluosad sinu jaoks? Kuidas on töö, karjäär, raha seotud sinu pereeluga, sinu isikliku arenguga, sellega, et sul on sõbrad, et sul on hobid, sellega, et me oleme inimesed, me peame puhkama ja see, kust me leiame oma selle akude laadija, et ka see on osa minu elust. Sageli, kui ma kuulan inimesi, kes tulevad ettevõtlust õppima või kes tulevad oma äri alustama, siis mul on vaja neid natukene tagasi sikutada ja öelda, et hei, kui kogu sinu elu on ettevõtlus, siis usu mind, läbipõlemine ja kõik see, mis sind ettevõtluse edukaks kasvatamisel tagasi hoiab, see on sõrmenipsu kaugusel. Ma ei väsi kordamast, et kui tegemist on väikeettevõttega, kui tegemist on 1 mehe või 2 mehe firmaga, kui tegemist on perefirmaga, siis ei ole võimalik üles ehitada ettevõtet
mis toob finantsilist kasu, mis pakub kõigile rõõmu, mis pakub kõigile võimalust elada seda elu, mida nemad tahavad, kui see kõige alumine vundament, sina või siis need inimesed, kes selle firma strateegilise ja tegevjuhtimisega otseselt seotud on, kui need inimesed ei ole tugev vundament. Kõik algab sinust ja ma ei väsi seda kordamast. Nii, aga siis see, mis sai lubatud, ehk siis eesmärgid 2, ehk siis teine osa sellest, millest me rääkisime. Ja kui kellelgi tänastest vaatajatest on esimene osa vaatamata, siis kerige natukene tagasi seal, kus meie Facebooki lehel ja ka kodulehel on viited sellele, millal on olnud need laivid, siis võtke sellest lihtsalt eelmine, vaadake, kus on eesmärgid 1 ja kuulake seda tagantjärele. Nii, aga asume siis asja juurde. Siiski, ennem kui me saame hakata eesmärke seadma ja ma loodan, et te võtsite lahti selle faili, mis seekord on tõesti pandud siia selle video alla. Te saate seda juba praegu klõpsata, võtke see lahti. See on meie tasuliste koolituste üks õppematerjal ja tänuks selle eest, et sa oled tulnud meid täna kuulama või mind täna kuulama. Tänuks selle eest on see sulle tasuta ja ka õpetused sinna juurde, mis selle failiga peale hakata, on sinule tasuta. Tere tulemast! Niisiis, ennem kui me hakkame seda tabelit või seda plaani seal täitma, astume ühe sammukese tagasi. Ja mis see sammukene oleks? Sageli, kui inimesed tulevad koolitusele, on neil küsimus, et ma olen loominguline inimene ja ma kiidan takka, sest ettevõtja ongi loominguline inimene. Ettevõtet ei ole võimalik ei alustada ega arendada, kui sa ei lähtu oma loomingulisest poolest. Kui sa ei suhtu sellesse kui protsessi, kui sa ei näe selles kasvuvõimalusi ja kui sa ei otsi lahendusi, mis ei ole traditsioonilised. Niisiis, jah, me oleme loomingulised inimesed, mis tähendab seda, et meie peas on sageli rohkem kui üks mõte. Ja küsimus, mille koolitusele tulijad sageli esitavad, ongi see, et aga millise ideega ma peaksin edasi minema. Või siis ei küsita seda ja öeldakse, et ma alustan järgmisel kuul selle ideega, selle ideega, selle ideega ja selle ideega. Stopp. Selle faili juures, mille ma teile tänaseks lisasin, on ka väikene meeldetuletus. Et kui me otsime järgmist eesmärki või kui me otsime seda, mida me hakkame siis ellu viima, siis uskuge mind. Alustage ühest. Me räägime praegu, me liikusime, eks ole, sinu sellest holistilisest elu eesmärkidest, liikusime ettevõtlusesse. Võta üks eesmärk. Täida see tabel ära. Pane see tööle. Jälgi, mis sellega juhtub. Õpi sellest ja siis sea endale järgmine eesmärk. Kui sa alustad kohe 3, 4, 5 eesmärgi täitmist, sa kaod nende vahele ära. Ma olen ise püüdnud kõiki neid enda reegleid eirata. Olen sageli varasematel aegadel arvanud, et ma olen targem kui mina ise ja hüppan sellest faasist üle. Arvake, mis on juhtunud. Jep, tuuli. Need asjad tegelikult töötavad. No nii. Ehk siis kriid kätte ja ma korraks näitan ühte väikest niisugust võimalust, kuidas te saate need asjad enda jaoks paika panna ja kuidas sealt edasi liikuda. See on ka teil selles failis, millest ma juba rääkisin. Niisiis. Sa oled loominguline inimene ja sul on sihte, eesmärke või neid asju, mida sa tahaksid nüüd kohe hakata ellu viima. Ütleme näiteks 4, võib-olla ka 6. Nii, sa paned nüüd kirja nii. Kirjutad siia, eks ole, mis asi see on. Ja siis hindad neid 4 kategoorias. Kas me tahame või ei? Me alustame alati sellest, et me tahame ju teha seda, mida meile meeldib teha. Sest me räägime ettevõtlusest kui elustiilist. Väga hea.
sa hakkad neid hindama 5 palli süsteemis, neid ideid. nii, idee. ja annad neile hindeid ka selles mõttes, et sa võrdled neid omavahel. Nonii, mulle meeldib seda teha. Järgmine asi, mida meil vaja on selleks, et oma eesmärki täitma hakata. Nagu ma ikka ütlen, et need, mida me peame täna oma nõrkusteks või need, mida me peame täna oma tugevusteks, me hindame neid sellel skaalal, et mida ma ei oska, seda ma kas õpin või ostan sisse. See, mida ma väga hästi oskan, selle ma kas kasutan ära oma ettevõttes või müün seda. Nii, järgmine, mida ma oskan. Ja anna jälle nendele ideedele. Siin hinnang. Väga lihtne skaala. Järgmine asi. Iga sinu väga-väga hea, geniaalse idee elluviimiseks vajad sa ressursse. Ja mis asjad olid need ressursid? Mäletad? Aeg. Jah, ka raha. Inimesed. Millised inimesed? Sina. Sinu energia. Ja ära unusta jälle vaatamast oma selle eluringi peale ja vaata, kuhu sa tahad ideaalis oma energia suunata. Jah. No nii, ressurss. Muidugi käivad siia juurde ka vahendid. Materiaalsed vahendid või siis materjalid. Ja sa saad juba aru, et kõik need ressursid on tegelikult reaalses elus omavahel ühendatud, aga see aitab meid, kui me need lahti lööme ja vaatame neile ükshaaval otsa. No nii, ressursid on paigas. Järgmisena, kuna tegemist ei ole mitte hobiga, meenutan sulle, tegemist ei ole hobiga, tegemist on sinu ettevõtlusega, siis sa tahad sellest peale naudingu saada veel mida? Õige. Kui palju on võimalik selle idee ellurakendamisel teenida potentsiaalset tulu. Ja see tulu ei pea iga kord olema rahaline tulu. On hea, kui sa suudad seda ka numbriga väljendada, aga kui sa siin hindad seda 1-5, siis mõtle ka selle peale, et mõningate asjade elluviimisel saad sa midagi muud peale raha. See võib olla kas sidemed, see võib olla kas mingi litsents, see võib olla, mis see veel võib olla? Informatsioon, väga oluline asi. Niisiis, kui sa hakkad seda hindama, katsu jälle natukene kastist välja mõelda ja katsu hinnata seda tulu, mida sa selle idee rakendamisest saad, katsu seda hinnata võib-olla mitte ainult rahas. Aga kui sa jääd raha juurde, hästi, ka see aitab. No nii. Ja kui me siis need numbrid siia ära paneme, paneme siia 2, siia 4, need ei saa olla 0. Idee meeldivus või oskamine ei saa olla 0. Üsna loogiline soovitus sulle. Kui see on 0 mingis etapis, ära tegele sellega praegu. Siis see on unistus. See ei ole see, mida me tahame eesmärgina seada endale. Nii, ja sa paned kõik need numbrid siia kirja. Ja nüüd sa ei tegele selle trikiga või selle maagiaga, mida ma sulle praegu õpetan. Sa ei tegele sellega ennem, kui sa oled selle tabeli ära täitnud. Ja siis võtad sa kätte teist värvi pliiatsi ja kõikidele nendele numbritele, mis siin olid ressursside all, kirjutad sa ette miinus. Kõigile nendele, kus oli võimalik mingisugust tulu saada ettevõtluse seisukohalt, kõigile nendele numbritele paned sa veel korra selle numbri siia juurde, ehk siis korrutad 2-ga. Ja kuhu me selle kõigega tahame jõuda, on üsna loogiline, et me tahame saada summa. Nii, summa märk on koolist meeles. Ja nüüd, kui sa saad siia need numbrid, siis need numbrid peaksid olema eeldatavasti kusagil 10 vahel. Kui nad on oluliselt väiksemad,
kui sa saad siia summaks 3 või 2, siis see ei olnud idee, millega edasi minna, mille peale täna, praegu oma ressursside või oma võimaluste juures oma aega raisata. Jäta see praegu kõrvale. Ja nüüd, mis sa nende summadega siis teed? Arusaadavalt, sa valid välja selle, mis sinu ettevõtluse seisukohalt on mõistlik. Sa ei tegele nende ideedega täna oma ettevõtet üles ehitades, millega sa ei saa ettevõtluse seisukohalt endale lubada seda ressursi raiskamist. Sa võid selle juurde tagasi tulla ja rahune. See ei ole miski, mille sa viskad prügikasti, aga sa tuled selle juurde tagasi hobina siis, kui sa oled oma töö ehk siis oma ettevõtluse ehitamisega sinna maale jõudnud. Nii. Aga nüüd siis selle faili juurde, mille ma teile sinna lisana panin. Ja selle faili juures on oluline silmas pidada siis seda, et mäletate, me rääkisime eelmistel kohtumistel, et kui me seame endale eesmärgi, kui me hakkame oma muutumist planeerima sellest punktist, sellesse punkti, siin on eesmärk saavutatud, siin oleme me täna. Siis selleks, et muutust esile kutsuda, selleks me peame selle enda jaoks tegema arusaadavateks väikesteks sammudeks. Ja kuidas see täpselt käib? Jälle, selleks me kulutame tunde ja tunde kursusel, aga see printsiip toimib mitte ainult ettevõtluses, see printsiip toimib ka sinu igapäevases elus. Võta see skeem endale ette, tegele sellega ja vaata, kuhu sa jõuad. Nüüd sinna selle paberi peale siia paremale poole on kirjutatud protsessi kirjeldus. Ja see tähendab seda, et nüüd, kui sa oled need klotsid võtnud, see oli sinu eesmärk, ja kui sa need klotsid, mis sa oled veel omakorda, eks ole, lahti kirjutanud, kui sa need klotsid nüüd siia ritta paned, siis vaata, mis sõltub millest. Millises järjekorras peavad olema need klotsid ehitatud selleks, et tekiks tulemus. Mismoodi see protsess siis tegelikult välja nägema hakkab. Ja veel üks asi, märgi ära need kohad, kus sa näed, et võib tekkida plokk. Sest kui mõni nendest plokkidest tekitab ploki, just, et kui mõni nendest kastikestest, mille sa oled joonistanud, takistab edasiminekut, siis värvi see kindlasti ära. Tee see endale selgeks, et siin on oluline osa ja vaata, kuidas sa saad selle omakorda lahti kirjutada. Nii. Järgmine on selle all, selles failis on muudatused, mis sa peaksid läbi viima. Ja tundub, et me sellest juba rääkisime, aga kirjuta need muudatused lahti. Mis siis konkreetselt muutuma hakkab? Kirjuta need sõnadega lahti. Usu, see muudab natukene seda pilti, mida sa siis nägema hakkad. Ja allpool olev on üsna lihtne, seletab ise ennast. Ja kui me rääkisime aja planeerimisest, mäletad sa seda? Kui ei, keri tagasi, otsi üles see kohtumine, kus me rääkisime aja planeerimisest. Ja siin ongi see aeg jällegi toodud sinuni mõistlike ajavahemikega, mõistlike sammudega. Ja sa alustad sellest, et üsna lihtne on planeerida oma järgmist 7 päeva ehk siis 1 nädalat. Nõus? Üsna keeruline on ju kohe hakata planeerima, näiteks 3 kuu plaan. See on liiga abstraktne. See ei vii sind edasi. Alusta sellest, et vaadates nüüd seda skeemi, hakkad sa siia või näiteks siis siia, kus on sinu see protsessi kirjeldus, hakka siia juurde kirjutama, et pane näiteks nädalate kaupa. Kirjuta siia 1. nädal, see peab juhtuma 3. nädalal, see sõltub sellest, see peab olema 2. nädalal tehtud selleks, et ma saaksin liikuda siia 3. nädalal. Ja niimoodi kirjutad sa endale välja siis 14 päeva ehk siis 2. nädala plaani. Ja siit edasi juba, kuna see on kaugem eesmärk, siis siia kirjutad, mis selle kuu jooksul, mis on need asjad, mis selle kuu jooksul peavad juhtuma. Ja kirjuta need siia välja. Ma olen sinna alla kirjutanud preemia. Ära unusta ennast premeerida.
kui sa oled selle sammu teinud, siis töö kõigepealt, siis fun. aga ära unusta, et sina oma ettevõtte ehitajana, tubli töötajana väärid kiitust ja väärid tunnustust ja väärid märkamist. see on üks viga, mille algaja ettevõtja teeb. tal on tunne, et töötaja tema enda nimega ei vääri tähelepanu ja tunnustust. väga väärib. sina oled kõige väärtuslikum töötaja oma ettevõttes ja keda sa siis veel premeeriksid, kui mitte oma ettevõtte kõige väärtuslikumat töötajat. nii. ja kõige lõpus alla on kirjutatud siis, sa saad aru, et seal on 30 jaotist, need on päevad. ja ma soovitan nende päevade juurde, võta kas või teine paber, kleebi siia juurde ja siia alla kirjuta, mis on need konkreetsed asjad, mida sa selle väikese kastikese tegemiseks pead tegema. võib-olla see on telefonikõne kellelegi, võib-olla see on mingi analüüs, võib-olla see on mingi informatsiooni kogumine, aga hoia see väga-väga konkreetsete sammudena. ära kirjuta sinna, et ma peaksin lugema midagi selle kohta, ma peaksin guugeldama midagi tolle kohta, see ei vii sind edasi. kirjuta sinna konkreetselt need asjad, nii nagu sa tavaliselt kirjutad oma päevaraamatusse, et mida ma täna peaksin tegema. helistada talle, kirjutada see kiri, saata välja see, käia seal kohapeal, rääkida nende inimestega. Need on need sammud, mida sa sinna kirja hakkad panema. nii. ja veel üks asi, mida ma ennem, kui me täna lõpetame, tahtsin sulle rääkida. üks uus asi, mida Maisen pakub, on mentorlus. me oleme mentorlust kogu aeg pakkunud, aga mentorlus video lõpetas töötamise, mul on tunne. ma ei tea täpselt, mis juhtus, aga ma igaks juhuks räägin selle mõtte lõpuni. mentorlus, mida me pakume, on kas alustavale ettevõttele või siis neile, kes on juba tegelikult kas Töötukassa kaudu või mõne muu investori kaudu endale laenu või toetuse tekitanud. ja kuna praegu on kohtumise piirangud, siis Töötukassa on oma mentorklubi kinni pannud. me oleme Töötukassa partnerid ja me pakume mentorlust nii grupiviisiliselt, grupid on väga-väga väikesed, seal on 2 või 3 ettevõtjat, või siis individuaalselt. vaata meie kodulehte, klõpsa ka Facebooki ilmuvale teatele ja anna teada, kui sinu ettevõte kas on võtnud toetust, laenu ja vajaks natukene nõustamist selles osas, mis selle laenuga täpselt peale hakata, kuidas raporteid kirjutada, kuidas mõistlikult investeerida seda, mida sa oled laenuks saanud. iga toetus on ka laen. ja kui sul selles osas on abi vaja, siis pöördu julgesti, sest mentorlus on üks suur osa sellest, mida me Maisonis igapäevaselt oma klientide heaks teeme. ma tänan, et sa tulid kuulama. ma tänan, et sa leidsid aega ja tähelepanu. kohtume täpselt nädala pärast siinsamas ekraanide vahendusel. ilusat nädalat sulle ja veel kord, ära unusta oma ettevõtte kõige tähtsamat töötajat. head kevade saabumist ja kohtumiseni.